Järjekordne aasta hakkab lõppema ja minul endal ei ole veel tehtud aasta kokkuvõtted, aga ma kohe olen alustamas sellega. Kas sul on see pähegi tulnud? Kas sul on juba tehtud? Kui ei ole ja kui see mõte sind vähegi paelub, siis ole minuga. Vaata seda videot ja ma jagan selles videos, kuidas ma ise seda teinud olen, mismoodi ma teistele seda õpetanud olen, miks see vajalik on ja mida see teha aitab. Kuidas moodi võtta kokku lõppevat aastat selleks, et omakorda hiljem planeerida uut varsti algavat aastat. Minu nimi on Peep Vain, me oleme Muutuse kanalil, juhul kui see jutt täna sind paelub ja aitab, ole hea, siis liitu meie kanaliga. Muutus on muusika, muutus on mõtterännakud, mida me teeme nii-öelda laivis, aga ka salvestame, mida on võimalik oma kodus omal ajal endaga olemiseks, asjade üle mõtlemiseks ja asjade lahkamiseks, endale küsimuste esitamiseks ja vastuste saamiseks ise kuulata, kaasa teha. Muutus. Nii et kokkuvõtted. Ma kord kuulasin ühte naist rääkimas oma eneseabiraamatust ja tema tegi 2 asja välja, millega ma absoluutselt nõustusin 100%, et kui peaks kogu selle enesearengu ja eneseaitamise mingid tehnikad võtma kokku 2 erinevasse tööriista, siis üks nendest on päevikupidamine või asjade kokkuvõtmine, üleskirjutamine ja teine on siis eneseanalüüs, enese tervendamine ja muide see kokkuvõtete tegemine on üks eneseanalüüsi viis. Ja millal siis veel seda mitte teha kui aasta lõpus? Nüüd ma ei tea, mis sinu harjumused on või mis sinu praktikad on, aga ma mäletan, ma ise alustasin kunagi 2000-ndatel, kui ma olin 32 äkki või alustasin sellega, et ma aasta lõpus võtsin lihtsalt ühe A4 ja hakkasin kirjutama üles asju, mis tol aastal juhtusid. Lihtsalt, et oleks nagu logiraamat sündmustest ja saamistest ja läbikukkumistest ja elamustest ja tegemistest. Ja siis sellest on ajapikku arenenud välja niisugune, ma võtsin lahti enda eelmise aasta faili ja ma loodan, et see sind ära ei ehmata, et mul oli 30 lehekülge tekkinud sellest, et erinevaid kokkuvõtteid oli eriti toimekas aasta, möödunud aasta. Ja ma tahan öelda, et kui see aasta, 2024 lõppemas on, siis see oli mulle veel toimekam. Ja ma mõnes mõttes nagu kutsun sind enda elus, enda jaoks looma ühte uut harjumust, milleks on ajas tagasi vaatamine, on ta siis korra aastas või veel parem korra kuus ja usinamatel võib-olla korra nädalas ja mingite asjade üles kirjutamine. Et sellest tekib nii-öelda, nagu ma ütlesin, elu logiraamat, sellest tekib mingi päevik. Üks koolitaja, Ameerika juba lahkunud koolitaja Jim Rohn ütles, et see võib olla suurim kingitus, suurim pärand oma lastele ja veel hullem, veel parem oma lastelastele. Nii et kuidas seda siis teha võiks? Ja miks see kasulik üldse on? Kui vaadata sellist nagu pikemat mitme aasta või isegi 10 või mitmekümne aasta vaadet, siis ma vaatan enda jaoks, mulle aeg-ajalt meeldib neid vanu faile avada. Mitte tihti, võib-olla paari aasta tagant. Ja siis, kui ma teen seda ja vaatan ka just nimelt neid aasta kokkuvõtteid, sest kes see jaksab minevikus nii palju sorida, kes see jaksab tunda huvi selle vastu, mis juhtus juunis 2021 näiteks, kui see ei olnud mingi erakordselt eresündmus su elus. Aga kui sa mõtled elu peale, mis koosneb ju aastatest ja aastakümnetest, kümnenditest, eriti kui vanemaks saad, siis on võimalik just kui nende aasta kokkuvõtetega, mis on siis kompresseeritud ülevaade ühe aasta peamistest toimetamistest ja saavutustest ja õppetundidest ja ka vastu pükse saamistest. Siis sul on võimalik näga enda just kui nagu elu lugu ja enda arengukaart. Ja siis see, olles siis näiteks täna mulle vanus 56, saan tagasi vaadata, kus ma olin näiteks 52-selt või 36-selt või 41-selt. Ja usu mind, et kui sa vähegi oma elu kapten tahad ise olla,
siis nende toonaste läbikäidud tegude ja võitude ja kannatuste ja kaotuste ülevaade annab niivõrd nagu hea tunde enda arengutest ja läbikäidud teest. Ja kui ma võtan tagasi nüüd 1 aasta peale, näiteks sa see aasta lõpus otsustad teha enda jaoks, on ta 1 lehekülg või 5 lehekülge või rohkemgi sellist nagu kokkuvõtet oma lõppenud aastast, siis see on nagu omalaadne selline hüppelaud järgmise aasta plaanide tegemiseks, järgmise aasta loomiseks, nii nagu sina seda igatsed, mitte nii nagu juhtub. Ja üks tähtis põhjus on veel, miks aasta lõpus asjale tagasi vaadata. Nimelt, eriti detsember, eriti see suur jõulupühade trall, kõik kohtumised ja peod ja söömajad ja kingitused ja jõuluvanad ja näärivanad ja ma ei tea, mis vanad veel, eks ole. Selles stressis absoluutselt loomulik on see, et su tähelepanu koondub aasta lõpu sündmustele. Ja sul läheb meelest ära, mis juhtus suvel, mis juhtus kevadel, eks ole. Ja siis eriti, kui see lõpp on pingeline, eriti, kui see lõpp on isegi võib-olla raske või ebameeldiv, mis iganes põhjusel, siis sul jääb seda aastat justkui varjutama selle aasta lõpp. Ja sul läheb meelest palju, ma pean silmas just häid asju, mis juhtusid varem. Nii et sa tahad ausat, sellist nagu realistlikku, tasakaalustatud vaadet sellele, milline oli sinu lõppev aasta. Sa pead ise tegema endale sellest sellise nagu tervikliku kokkuvõtte. Mis mind aitab on see, et ma teen taolise kokkuvõtte iga kuu. Nii et mul on mõnes mõttes iga kuu lõpus see tähtsündmuste loetelu, mida võib-olla 10, võib-olla 20. Nii et ma ei pea hakkama nagu meenutama. Ma saan võtta juba kirjas asjad, kui sul neid ei ole, et mis sa siis tegema pead, teha saad, siis pead sa hakkama meenutama, võtma ette oma kalendri, vaatama oma pilte, mõtlema kõigepealt peast, mis olid need tähtsündmused, mis olid suurimad saavutused ja saamised, mis olid ka suurimad pettumused ja läbielamised ja hakkama seda pilti nagu sõnadega kirjutama, looma. Ma võtan endale appi arvuti, ma vaatan, mida ma möödunud aastal kirja panin, sest selle aasta kokkuvõtted ma ise veel teinud ei ole, küll aga mul on see lähipäevadel ees. No üks sõna, mida ma siin leian, on tipukogemused. Mis olid sinu lõppeva aasta tipukogemused? Kõige eredamad, kõige võimsamad, kõige rõõmsamad. Olid nad mingid kokkusaamised, oli ta mõni saavutus, oli see mõni reis, oli see mõni kunstielamus või mõni koolitus. Nagu ma mõtlesin, minu selle aasta, lõppeva aasta üks selline märksõna on lõpetamised. Mul sai raamat valmis, mul sai uus kodu valmis ja samamoodi sulle, et mis sul lõpetatud sai, mis sul korda või valmis sai, mille eest tasub öelda endale, et jess, et see oli täpselt see kõige kihvtim asi, eks. Panin kirja endale ka selle, et millest sai aasta jooksul lahti lastud, millest sai vabaks lastud või millest sai vabaks saadud. Võib-olla see oli mõni unistus, mis oli oma aja ära elanud või sai selgeks, et seda asja mul tõesti enam tarvis ei ole. Võib-olla see oli mingi halb harjumus, mille sa asendasid mõne hea harjumusega. Võib-olla see oli mingi koormav probleem, mingi konflikt või mingi oht, mis siis kas kadus või mille vastu sa leidsid vastu mürgi või rohu. Ma olen kirjanud endale, et mida ma tegin lahedat. No see läheb natuke nende tipukogemuste juurde. Reisid, siis väga oluline on üks on see, et mida ma õppisin, mida ma teada sain või millest ma aru sain. Sa ei pea kindlasti kõiki neid asju võtma, et vaata, mis sellest loetelust sulle tundub oluline. Ja vali endale välja, pane need kirja ja siis kasuta seda kui sellist justkui nagu teekonnakaarti enda aasta kirjalikult kokkuvõtmiseks. No nüüd pühad on ees, aasta lõpp on ees, sinna vahele jääb kindlasti päevi,
kus selle asemel, et vahtida telekat või olla telefonis, on vaja olla arvutis või märkmikus ja kirjutada ja meenutada ja mõelda ja rõõmustada. Võib-olla ka kurvastada natukene juhul, kui on nagu raske aasta olnud. Tunnistada seda. Leidsin siit sellise küsimuse, et mille sa algatasid või millele sa lükkasid hoo sisse? Mille sa seesmiselt ära tervendasid? Või mille võrra sa tugevamaks inimesena said, tervemaks said? Siin on üks tume koht. Millised olid sinu suurimad raskused, haiget saamised ja kannatused? Milleks selline negatiivsus? Aga selle jaoks, et sa said osadest nendest auga üle ja selle eest on tarvis ennast kiita. Näha, mis jäi selja taha ja näha, kuidas sa taolistest asjadest hiljem oskuslikult mööda laveerid. Kuidas need ei kordu enam. Millised olid, ja ka selle aastal mul on oluline nõks, millised olid selle aasta uued inimesed sinu elus, kes ilmusid ja jäid, kellega tekkisid tähendusrikkad suhted, kas isiklikud või tööalased, ja kelle üle sul on erakordselt hea meel. Kui sa need kirja paned endale, siis ma ütleks, et tasub ka nendele helistada ja öelda, et sina olid minu selle aasta üks olulisemaid uusi inimesi. Tänulik sulle selle eest. Hea meel, et ma saan sind võtta endaga kaasa ka uude aastasse. Äkki sa ostsid midagi endale ägedat, mis juba on meelest läinud, juba on tavaline. See ei olnud tavaline, kui sa ostsid selle. Ja viimane asi, ütleks nii, et kui sa nüüd mõtiskled nende möödunud aasta asjade, lõppeva aasta asjade peale, siis ma ütleks, et võib-olla see kõige viimane ja igal juhul oluline nõks, mida siit vaadata, on õppetunnid. Kui sa oled enesearengu huviline, kui sa tahad järjest paremat elu luua endale, inimestele enda ümber, siis küsida endalt, millised olid selle aasta kõige tähtsamad õppetunnid, olgu või 3, võib-olla oli 5 või 10, eks ole. Et mida sa meelde jätad, mida sa ei korda, mida sa teed teistmoodi järgmisel aastal, mille võrra sa oled targem, osavam, elutargem, nutikam ja tublim. Nii et kutsun kaasa sellele natukese meenutamisele ise oma ette kirjalikult. Ja osadele meeldib ka videosse võib-olla teha, osadele meeldib voice memosid teha, eks ole. Ja siis loodan, et see annab sulle sellest lõppevast aastast sellise tervikliku, realistlikuma, ausama ja ka positiivsema vaate, et sa võid endale öelda rõõmuga, küll oli värvikirev aasta, küll oli rikkalik aasta, küll oli tore aasta. Ka märkad, et ka need raskemad asjad, mis sind võib-olla kevadel või suvel või talvel kummitasid, on jäänud selja taha, kui on jäänud, kõik ei ole. Aga just, et öelda endale, ma panen sellele aastale punkti, ma panen see iile täppi ja ma lähen julgelt ja rõõmuga vastu uuele aastale. Aitäh, et kuulasid. Kõike head sulle.